aga mulle panid ema-isa nimeks Herdis, et nimetasin Mercedes ja Herdis ja et kui Herdis meelde ei jää, siis Herdist esimene pool ja Redisest teine pool. Ja siis aitäh Salle ja kogu tiim, et rääkima kutsusite, et hästi suur au on jagada sarnaselt mõtlevate inimestega ruumi ja kohalolu, et ma olen väga tänulik. Aga siin ütlen kohe ära, et ükski teine slaid nii pika tekstiga ei ole, et see on ainuke pikk tekst ja see on, no lugege natukene, et kas teil on olemas ihurätsepp või ihukosmeetik või ihujuuksur. Minul on olemas ihutalunikud. Ma ei tea, kuidas see on sündinud niimoodi, aga nädal tagasi avastasin ma tõesti nagu rõõmupisaraga, et jaa, ma olen selles kohas, kus mulle talunik kirjutab uue hooaja alguses, et Herdis kallis, mis seemne me nüüd mulda paneme, mille järgi sinu keha igatseb? Minu arust on see nagu see koostöö, kuhu ma olen soovinud liikuda juba aastaid. Ja nüüd ma olen ta kohal unistanud, et siin ta on. Et Haldi ei nimeta ennast isegi talunikuks, tema nimetab ennast aednikuks, kes on lihtsalt maaga nii tugevas ühenduses ja on nõus tulema ikkagi oma juurikate juurest aeg-ajalt linna, et tooma meile kohast toitu. Sellised me siis oleme seal Pärnumaal. Kus see edasi läheb? Noolek. Et ettekande nimeks sai toidu lausumine. Minu mõistus absoluutselt ei saa aru, mis see tähendab, aga minu keha jaoks on see nagu täiesti nullpunkt. Et võib-olla see ongi sellise hästi ratsionaalse meelega inimese jaoks ainuõige viis, kuidas liikuda, sellepärast, et Mersulgi on Tartu majandusharidus, mina täpselt samamoodi, et kuidas võtta ära see tohutu vasaku ajupoolkeera virvarr ja hakata aru saama keha sõnumitest. Et tulebki niimoodi oma teed käia ja kuulata, et kuhu see juhatus viib. Vaatame siis. Ja täna on selles suhtes tore, et ma jagan oma kogemust. Ja see on selles suhtes tore, et ei saa mulle vastu vaielda. Minul lihtsalt juhtus niimoodi, et kõigil on oma tee käia ja on väga oluline, et me saame seda jagada oma vahel, et äkki keegi kuskilt inspireerub. Mina näiteks inspireerusin eelmisel suvisel kohtumisel, kui me nägime saale eestvedamisel Umbusi veskis. Ja seal oli üks tore esineja Tiina. Tiina räägib täna ka. Ja Tiina mind väga inspireeris sellega, et ta tõi rõõmu olemisse sellisesse vaimsesse teekonda, et see ei ole selline raske tühkimine, vaid on nagu ongi. Et ongi natuke vahepeal raske, aga välja peab ka saama. Ja mis ma teen, kui selline kartulikotis vastu vaatab? Loomulikult ma pildistan teda. Et nende seemnete külvamine, et see tee saab olla rõõmus, naerus ja kerguses. See mulle väga sobib. Saagu loomisvägi. Et kui ma käisin aastaid tagasi Mikk Sarve juures kursustel, siis Mikk andis meile sellise ülesande, et pani peo peale ühe seemneleiva ja ütles, et kuulake tema juttu vaikuses. Minule tuli pildina ette selline lainetav viljakuld ja rääkis mulle, et tead Herdis, et loomulikult kõik need gluteenimured ja ma olen gluteenitalumutusega ja need pritsitakse hirmsasti ja neid on ka, aga tead, meie jaoks on palju olulisem see, et kui sa näed meid, siis kiida meid, kui ilus me oleme. See on meile nii oluline ja see aitab tegelikult sinun ka meid paremini seedida. Et see oli minu jaoks üks moment. Et radikaal, nagu ma olen olnud oma teel aeg-ajalt, suure murega kaldun ühele ja teisele poole, lihtsalt abi otsides, siis kõik on võimalik tegelikult. Saagu loomisvägi, meie loome oma sõnade ja mõtete ja tegudega. Nii, Mersu, siin me istume. Saagu usaldus elu ees. Ma ei tea, mis see siis juhtus eelmisel aastal. 24. veebruaril helistas mulle Mercedes. Herdis, lähme karulauku korjama. Ma sain ulbavad või? Et tavaliselt me korjame karulauku, 2 kuud hiljem. Võilile festival on mai teine nädalavahetus, siis on see põhikorjeaeg olnud. Helistab mulle 24. veebruar. Aasta tagasi siis põhimõtteliselt. Karulauk on valmis, lähme petsa. Mõtlesin, et hea küll, ma ikkagi usaldan teda, et vaatame siis. Ja tõesti, nagu näete ise ka pildi pealt, et see ei ole mingi selline millimeetri pikkune roheline võrse, selline suur karulauk. 24. veebruar. 3 päeva hiljem on Terviseameti statistika andmetel tulnud esimene koroona
siis testi tulemus, esimene positiivne. Tadaa, loodus teab täpselt, saadab haiguse, saadab ravimi. See on kõik nii täpselt paika timmitud, et miski ei tule niisama 2 kuud varem alloo. Üks järgmine suur ahaa-efekt oli minu jaoks see, et kõik ei peagi toortoitu sööma, kõik ei peagi, ma ei tea, särakulehti närima. 2012 jõudsin mina toortoiduni, 2013 oma sünnipäeva nädala ma veetsin Horvaatias 2 tipp-toortoitlase juures. Lihtsalt, et õppida sellel teel paremini käima, sest minu keha ei võtnud tavalist toitu vastu. Ja siis ma käisin seal hommikuti jalutamas ja leidsin, see oli väga ilusas kohas, see nii-öelda retriit. Ja ma kohtusin seal hommikuti ühe kalamehega, kes askeldas oma kaladega. Ja ma nägin, kuidas temal oli oma toidu lausumine selle saagiga, mis meri oli talle just andnud. Mina põhimõtteliselt olin tolles hetkes selles faasis, et ma hakkan oma meest lahku minema, sest see kuri nahk sööb liha. Ja see oli taipamine, et tegelikult saab olla igate moodi, igal ühel on oma tee, igal toidul on oma sõnum ja ma ei saa kellegile midagi peale pressida. Jällegi midagi minu sees pehmenes. Aitäh sellele vägevale Neptuni moodi mehele. Saagu erisuste lubamine, me olemegi kõik erinevad. Kusjuures siin oleks hea vahepeal mainida, et 2015 ma läksingi oma abikaasast lahku. 20 aastat kestnud abielu sai põhimõtteliselt toidu pärast otsa. Et mina oleks nagu väga ajuvaba, et kuidas see üldse saab niimoodi olla. Aga läks nagu sellega läks. Eelmisel aastal 29. veebruaril me uuesti abiellusime, nii et juhuu. Ja aitäh, et see näitab, et ma olen võimeline edusamme tegema. Mina söön endiselt suures osas väga palju värsket, väga palju umbrohtu, ka natuke kala. Ja minu abikaasa, kallis abikaasa sööb endiselt ka liha. Ja me saame hakkama. Väga hästi saame hakkama. Saagu küllus ja puhas toit. Et mingil hetkel sai mul siivr sellest, et ma ei saanud kodus ja poes, ma ei saanud enam aru, kes mulle mida kasvatab, kus see kõik tuleb. Ma ei näinud seost, mul ei olnud ühendust. Ma käisin poes ringi ja ma nägin küll kirjusid pakendeid, aga mul ei tekkinud mitte mingit sidet sellega. Ja siis ma ei ole pikalt hädaldaja tüüpi, me võtsime sõpradega ette ja me tegime kõigepealt taluturu 2009 ja 2014 päädis otsetootjalt tarbijasüsteemiga, ehk siis Pärnu Mott sündis. Ja siin ongi palju rõõmsaid värve, palju rõõmsaid inimesi, meil oli 16 tootjat kõige helgematel aegadel, vale öelda helgematel, kõige lihtsalt oli too hetk, kus oli kokku saanud nii palju rahvast. Ott on nüüd omapäi toimetamas Pärnumaal, mina ei ole rohkem sellega seotud kui ainult tänuliku tarbijana, aga just see, et ma tean, kes ja kuidas mul toitu kasvatab, see on minu jaoks nii oluline. Ja endise lihavihkajana sain ma eelmisel nädalavahetusel Mercedese käest väga ilusa sõnumi. Me õssime natuke aega tagasi oma maale vana talukoha ja seal naabriks tuli välja, et on suur maheveisekarja kasvataja, kellel on tohutu veisekari ja tohutu lambakari. Jälle see, et vau, et siin söövad väga toredad loomad ümberringi, mis neist edasi saab, kes need ära söövad, kuidas see kõik toimib. Ja ma ei teadnud seda kuni eelmise nädala lõpuni, kuidas peremees oma loomad nii-öelda hingeõhtule viib. Tema nõue on see, kus ma kasutan õiget sõnu, et tema loomad peavad saama oma viimses hetkes hingevalve. Mul oli niimoodi kananahk oli peal, et see on see, mis, kuidas ma näen, et lihasöömine üleüldse saab ka sellise valguse omale külge. Ma ei oska seda teisiti öelda. Siin on üks tore meil Pärnu Moti tegelane, Valli Rummu talust, et käisime oma kambaga kõikidel nendel külas ka, et vaatamas, kuidas nad siis toimetavad. Ikka täitsa kohe niimoodi kõige selle keskpunkti.
ja Valli ütles nii toredasti, et kui üks kana tahab emaks saada, siis ta peab seda saama ja siin on ühel pildilt näha ka, et üks haudumine. Et see ei ole niimoodi, et kõik rahaks ja väga kiiresti ja mida rohkem, seda parem. Et see on rütmidega arvestamine. Et neid talunikke ma olen oma ellu unistanud ja nad on tulnud. Ja Valli ise on tegelikult ka tegeleb keraamikaga, et kogu see loominguline pool viia kokku selle nii-öelda loomade kasvatamise ja arendamisega, et see on nii tore kooslus, mulle väga meeldib see. See on üks tore pilt. Minu endale väga oluline meeldetuletus, Saagu piirangutest vaba loomine, et miks ma selle pildi siia panin, see on, ma ei tea, kas keegi tunneb ära, see on George Hackenschmidt, ta on esimene Eesti soost Euroopa meister maadleja. Ta elas 1870 ja kuni 1960 millegagi päris eakaks. Ta oli USA presidendi Roosevelti jaoks Russian Lion. Tal oli tohutu, tal oli tõesti fenomenaalne jõud. Ta oli taimetoitlane ja mitte ainult taimetoitlane, ta oli toortaimetoitlane. Ja ma hakkasin seda uurima sellest huvist, et kust tuleb energia, kust tuleb jõud, kust see kõik tuleb inimese sisse. Temast sai ka elu teises pooles filosoof ja kirjanik. Ja ta oli vanuses 80+, kui ta tegi jalad koos, hüppas üle 80 centimeetrise laua edasi-tagasi, väga suur arv kordi. Et see on pannud nagu mõtlema inimvõimete piiride peale, et kui palju me tegelikult oma mõtlemisega ära pärsime ennast, mis tegelikult kõik võimalik on. Vahetu kogemine, et see ei ole niimoodi, et mulle, et ma loen ja kuidagi mõtisklen küll, aga samas jääb see kuidagi kaugeks. Et mulle on meeldinud oma ratsionaalset meelt lahutada sellega, et osad asjad on ikkagi teaduslikult tõestatavad ja ma olen ennast nagu ümbritsenud inimestega, Mersu on minu jaoks teada keegi. Ja ma otsisin üles füüsiku, Anatol Sügis, äkki teate? Anatol on Tallinnas talveperioodi ja suvel siis Noarootsis, kus me läksime talle külla ja siin ta ongi meid varakevadel toppinud niimoodi ninapidi muld, et arvatavasti ma olen midagi mõrket saanud hamba alla, et ma seal hirtsutan. Anatol õpetas mind lehti sööma, puulehti. Et tema teadlasena ta siiamaani teeb Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika osakonnas seal neid elektriskeeme. Ta ütleb, et ma ei tea, noored ei viitsi seda õppida, et mina pean siis vana kännuna muudku tegema neid, et keegi viitsi enam teha neid, nii palju käsitööd ja nii palju mõtlemist. Ja me oleme kordi mõelnud, et keegi võiks ära mõõta, kui palju näiteks sarapleht, mida ta sisaldab, et kas saaks samamoodi lugeda selle Mendelejevi tabeli ette, nagu olin siin Odjakuru kohta, et see maksab päris palju raha, aga vaatame, äkki me teeme selle ühel hetkel ära. Saagu vahetu kogemine, see teeb õppeprotsessi palju toredamaks. Toetav kogukond, ei saa oma üle ega ümber sellest Kihlepa kogukonnast, kus Mersu oma permapeenart ka teeb, et siin taga on näha siis pitsaahi, mis sündis pitsaahimeistri Jaanus Viese eestvedamisel. Ja siin on üks tore seltskond Võllile festivali ajal siis loopimas neid pitsasid õhku ja nautimas neid maitseid. Et see toetav kogukond on nagu nii oluline, et sa võid üksi nokerdada. Aga kui sul ei ole sellist ülalepatsutust või kui ei ole sellist nagu, et sa saad jagada, et sa saad anda, et sa saad võtta, et see on nagu tasakaalus kõik. Minu jaoks on see väga oluline. Nii, ja mina siis, see on üks huvitav paradoks, et hetkel ma saan väga palju välismaiseid puuvilju. Et ma olen enda käest küsinud, et kuidas see siis nüüd niimoodi on, et see kohalik toit ja kõik need toitsüsteemid ja taluturud ja et kogu selle kasvata ja söö toitu enda lähedalt, kus siis seisis nüüd, mis sellest printsiibist on saanud. Ja siis ma saan aru, et ma ei saa siia mõistusega vahele minna. Minu keha ütleb, et ma vajan praegu troopilist puuvilja. Ma pean teda kuulama, kuidas ma lähen võitlusesse kehaga.
ma võin mõistusega küll, et nüüd ma söön järgmised pool aastat peiti, kartulit ja porgandit ainult, aga miks ma seda teen? Miks ma jätan oma keha kuulamata? Ma teen ju kuriteo. Ja siin ma seisan oma itaallasest sõbra ja tema abilise vahel, kes toovad meile juba 4. aastat maailmaoti vilju. Nii ma seda nimetan, et me elame sellel ühel maal, maa on maa. Jah, siin on transpordikulud ja aeg-ajalt võib-olla tekib süümekas, aga ma püüan oma jalajälge igat teistpidi vähendada ja koomal hoida. Siin on üks nendest puuviljadest ja kõik on nagu selles suhtumises või selles ka valmisolekus, et jah, ma tahan õppida, ma tahan kuulata, mis sõnumeid minu keha toob. Ma ei tea, kuidas teil, aga minu jaoks on see nagu tohutult põnev protsess olnud. Nüüd juba täpselt 20 aastat õppida kuulama oma keha ja saagu valgus. Ja kui te tahate midagi küsida, siis ma hea meelega jagan pärast. Aga mul on kaasas ka Anatol Sügise raamatud, mida ta oma pensionärist, pensionisumma eest laskis trükkida. Ta müüb neid 2 eurot tükk ja neid on 15 kaasas, 15 tükki. Ehk et seal on siis kirjas kõik tema lemmik puulehtede nimetused, mida ta söögiks tarvitab. Tegelikult on enamus puulehti söödavad Eestis lihtsalt milleks võtta vähem maitsvaid, kui on paremini maitsvamad ka olemas. Ehk et see on üks väga vahva raamat, on üks väga vahva inimene, tal on vabariigi sünnipäev, samal ajal sünnipäev, nii et me saame temaga jälle rääkida. Hetkel on ta 84. Vot nii, ja see kott on mul siin, ma ei ole Selveri esindaja. Selle kotiga toob mulle Haldi maalt toitu ja siin on peale kirjutatud armas Herdis, mõnusaid maitseelamusi. Et ma soovin teile kõigile ihuaednikke ja ihutalunikke ja ihuteadlasi igas vallas. Aitäh teile!